kaua läks Tarval aega, et see distants läbida? Jah. Meil on teada S ja meil on T, mis on hetkel seal siis 3 tundi 56 minutit ja 15 sekundit. Ja meie käest küsitakse tema kiirust, noh, või siis keskmist kiirust. Võiks olla nagu hästi lihtne ülesanne. Teepikkus on olemas, aeg on ka olemas. Kus see küsimus siis on, kuidas seda kiirust leida? Keegi mäletab seda valemit, et kuidas kiirust leida on? Kumba pidi see nagu käis? Jah, kuidas mina olen meelde jätnud selle valemi, et mida millega jagada? No ma tean ju kiiruseid, näiteks tüüpiline kiirus on kilomeeter tunnis on ju. Ehk siis kilomeeter on nagu teepikkus, ehk siis S. Ja tund on nagu aeg, ehk siis T, ehk siis S jagatud T-ga. S jagatud T-ga. Niimoodi ma olen endale meelde jätnud, et teepikkuse me jagame ajaga ja saame kiiruse. Ehk siis siin on hetkel täpselt nii ongi. V on võrdne S jagatud T-ga, aga see T on meil nagu koledal kujul. Me ei saa anda talle sellist vastust, et Tarmo keskmine kiirus või vist oli Tarvo keskmine kiirus on X kilomeetrit tunnis, minutis ja sekundis. Et nagu me peame ta ühendama üheks ajaühikuks. Mida siin teha võiks selle ajaga? See 3 tundi ja 60 või 180 minutit. Ja siis pluss 56 ja siis pluss 0,15. 0,15 on? On see sekund nagu? Okei, ehk siis aeg hetkel on siis 60 korda 3 on ju, sa ütlesid? Jah. 60 korda 3 on siis 180 on ju? 180 minutit pluss veel 56 minutit pluss siis mitu minutit tema on? No kahtlen, et see on 0,15. See on, oleme kahtleval seisukohal. Kuidas saada sekundist minut? Ma usun, et te teate enam-vähem, kui pikk on minut sekundites. Kui meil on 15 sekundit, siis mitu minutit see on? 0,25. Jah. 0,25. Kuidas sa said selle? No 15 korda 4 on 60 ja ma ei tea, see oli loogiline. No olgu, sa kuidagi mõtlesid. Sa jaotasid ta nagu veeranditeks vist kuidagi. Et jah, et 15 on nagu veerand minutit ja see ongi siis nagu see veerand. Aga üldine lihtne mõte on see, et no mitu sekundit on minutis? 60 on ju. Meil on 15 sekundit. 15 jagatud 60-ga 0,25 minutit. Kui me tahame seda ühikut nagu muuta sekundist minutisse, siis jagame 60-ga. Küsimus on tihti õpilastel, et kas ma nüüd jagan 60-ga või korrutan 60-ga. No sa saad kohe aru, kui sa vastuse saad. Et kui sa siin korrutad 60-ga, siis 15 sekundit ei saa võrduda mingi 900 minutiga. Need lihtsalt ajaliselt ei klapi. 900 minutit on liiga pikk aeg 15 sekundi jaoks, aga jah. Ehk siis nüüd me oleme kõik teisendanud nagu samasse ühikusse, mis võimaldab meil need kokku liita, ehk siis 180 pluss 56 pluss 0,25 tuleb 236. Miks ma seda keppi käändan? 236,25 minutit. No nii. Meil on olemas tema aeg ühe ühikuga, mis on tore. Kuidas me nüüd kiiruse kätte saame? Jagad 60 Jagad millega? 63 jagad selle
see S on siis 63 on ju ja jagame selle arvuga 236,25 ja me saame siin päris naljaka kiiruse ühiku. Tavaliselt ei kuule sellist sorti ühikut, aga ma küsin kohe teie käest, mis see kiirus siin siis nagu tuleb? 4/15. Jah, kindlasti siin ümardada ei tasu. 4/15, olgu, tema väärtus on 4/15, aga mis tema ühik on? Mis nagu, kas ta on kilomeetrid tunnis, kas ta on meetrid sekundis, mis ta on? Siis kilomeetrit minutis. Jah, hetkel ajaühik oli meil minut, teepikkusühik oli kilomeeter. Järelikult see kiirusühik on meil 4/15 kilomeetrit minutis. Mis ei ole vale vastus. See ei ole nagu vale vastus, aga ta on kindlasti väga naljakas. See on õige vastus, sest et see ülesanne, miks see on naljakas? Miks see on naljakas? Miks ta on naljakas? Sest see on kuivu lihtsalt. Nagu lihtsalt sa ei kuule kuskil tänaval keegi rääkimas, et Toomas sõitsin rattaga mingi 0,5 kilomeetrit minutis. No võib-olla mingid rattasõitjad räägivad niimoodi, aga see on siuke ühik, mida sa ei kuule. Mis on see kõige klassikalisem ühik, mida tänava peal kuuled? Jah, see on see kõige klassikalisem, et no ma igaks juhuks paneks ta sinna klassikalisse ühikusse. Kuigi ülesanne ei nõua seda, ta ei ütle, et missuguse ühikuga me peame vastuse andma. Seega, see on õige vastus, aga no lihtsalt to be safe, mitu kilomeetrit tunnis ta on? Kuidas seda nagu mõelda? Kas keegi, ma ei kuulnud. 16. Jah, kuidas said? 60. Jah, täpselt nii. Ehk siis 4/15 korda 60 on 16 kilomeetrit tunnis. Sest nüüd selle tunniga me andsime talle nagu 60 korda rohkem aega, et kilomeetreid läbida. Seega neid kilomeetreid tuli ka siia juurde. Kordasime 60-ga ja saime 16 kena. Ja vastus on käes. Et siis noh, ta on ka palju ilusam arvuliselt kui see 4/15. Et aga jah, see on siis selline oli see vastus ka seal vastuse lehe peal, kui ma vaatasin. Seega, lähme edasi. Need kaks ülesannet ei ole omavahel seotud. Mitu, kas sa saad siis juba need 5 punkti esimesest kätte? Ei. Võib-olla küll, jah. Võib-olla. 2,5. No loogiliselt peaks saama, aga varem on öeldud, et ei pruugi saada. Nagu selles suhtes ma tean, ma ise lahendasin selle ülesande nagu läbi ja see esimene on nagu mahult palju väiksem kui see teine lahenduse poolest. Seega nagu, no tegelikult ma võiks kohe selle, ma vaatan, kas siin tabelis on selle kohta mingit info. 2021, Malta lai vastavustabel. Mis ülesanne ta oli? Kahjuks ei ole siin antud, et mitu punkti nagu. Aga ma ise kipun arvama, et see teine annab rohkem punkte, aga ei pruugi nagu, I don't know. Aga nüüd on sul Rasmus Ause teine ka ette lugeda. Robin läbis 63 kilomeetri pikkusel distantsil keskmiselt 6 kilomeetrit tunnis rohkem kui Ott ning jõudis finišisse 1 tund ja 21 minutit varem. Leidke Oti ja Robini keskmised liikumiskiirused. Kui ma oleksin nagu, hakkaksin seda ülesannet lahendama, ma teeks täpselt sellise tabeli, kus on näha Robini andmed ja Oti andmed. Mida me Robini juurde saame öelda? Mis temal on? Mis infot me Robini kohta teame? Üks siis keskmiselt 6 kilomeetrit tunnis rohkem kui Ott. Jah, kas me teame Oti kiirust? Ei tea, ehk siis ma ütlen, et näiteks, et Robini kiirus on, noh, ütleme siis, et näiteks X + 6.
kilomeetrit tunnis, jah. Järelikult Oti kiirus on mis? X, täpselt nii. Mida me veel nende kohta teame? Et Robin jõudis finishisse tund 21 varem. Ott. Ei. Robin. Mingi jõudis. Jaa, Robin jõudis varem jah, ta oli kiirem. Ehk siis ta jõudis varem, seega ta aeg oli väiksem, on ju. Miinus siis. Jah, sul on õige mõte, Robert, et saaks miinusega. Aga ma tahaks siia panna lihtsalt, mulle ei meeldi miinusega, ma tahaks plussiga. Ma panen siia selle plussi. Ehk siis ma ütlen, et Ott oli lihtsalt aeglasem. Y pluss, mis ta on see? 1 tund ja 21 minutit. No mitu tundi see on? Üks pluss 21 jagatud 60-ga on 1,35. Ehk siis Ott oli 1,35 tundi aeglasem ja Robini aeg oli siis hetkel Y. Ilus on siis öelda need olgu laused ka, et noh, olgu siis Oti kiirus X ja olgu Robini aeg Y. No natuke ilusam on sõnadega välja kirjutada, et Oti kiirus ja Robini aeg, mitte T ja V. Ma lihtsalt hetkel on laisk. Saate mõttest aru. Nii, aga mida me veel teame nende kohta? Üks asi on neil mõlemal teada veel. 63 kilomeetrit. Jah, et nende mõlema tee pikkus on 63. Nad õnneks, jumal tänatud, sõitsid seda sama maratoni. See ülesanne saaks olla natuke rõvedam, kui nad oleksid mingi erineva distantsi endale saanud. Aga võt. Ja meil on vaja teada, mis on siis Robini ja Oti kiirused. Ma kuulan teie mõtteid. Siin peab tegema selle süsteemi. Siin saab teha küll. Süsteem on hea mõte. Süsteem on väga hea mõte. Kas keegi pakub ka, kuidas seda süsteemi koostada? Kuidas siin? Jaa. Jah, mõlemad võrduvad 63-ga. Kuidas me seda teepikkust arvutame? Kuidas S-i arvutatakse? Aja ja teepikk, selle kuradi aja ja kiirusega. Korrutatud. Jah. V korda T. V korda T. Ehk siis hetkel, kuna need mõlemad S-id on samad, siis ma arvutan selle S-i välja siin nende andmetega, ehk siis X korda V korda T, ehk siis X korda kogu see asi, kindlasti sulgudes, Y pluss 1,35. See on siis selle Oti teepikkus siin. Ning siinpool ma arvutaksin Robini teepikkuse, mis on täpselt sama suur, 63, seega ma võin siia vahele võrdlusmärgi kirjutada. Ja siis on X pluss 6 korda Y. Natuke kaugele kirjutasin. Need on nagu võrdsed. See on asi, mida võib väita. Hetkel on nõme see, et meil on ühes võrrandis X-id ja Y-id. Me ei saa ühte nendest nagu välja arvutada. Me peame kuskilt asendama midagi. Kuskilt peame selle 63 ikkagi sisse tooma.
ehk siis, oota, kumba me tahame nagu, kumma väärtust me tahame teada saada, kas Y-i või X-i? jah, me otsime hetkel X-i, seega mõistlik oleks asendada Y X-iga. ehk siis no selle ühe asenduse, no hetkel, no ma nopin selle asenduse näiteks siit, selle Oti juurest. et tema X, millega on Oti X võrdne? Sorry, me tahtsime Y-it asendada. siis ma nopiks selle asenduse hea meelega hoopistükkis Robini juurest. millega võrdub Robini Y? 63 korda X pluss 6. ei. Ei ole. jah, see oleks siis 63 jagatud X pluss 6. ja nüüd selle ma toon siia ja siia. ja siis ma saan siia siis X pluss 6 korda 63 jagatud X pluss 6-ga. ja see siis võrdub X ja 63 jagatud X pluss 6-ga. ja siis siin on meil see pluss 1,35. no nii, ja meie suur missioon on saavutatud. meil on ainult X ühes võrrandis ja nüüd on vaja see võrrand ainult ära lahendada. eeldusel, et asi on õige, siis kustutan need asjad ära. et seda infot pole meil enam vaja. noh, no tegelikult ma kustutan ära lihtsalt, et tahvlile rohkem ruumi saada, aga te võite jätta. nii. kuidas seda võrrandit siis lahendada, kuidas me X-i teada saame? kõik ühel pool. jaa, mulle meeldib, mida ma siin näen. mis siin juhtub? Taandada. jaa, näed, saab nagu tšau ja tšau maha võtta sinna. see on päris nice. seega jääb ainult 63 sinna. 63 võrdub. ja siis ma näiteks avan sulud siin, sest noh, ega siin muud varianti ei ole. 63 X-i jagatud X pluss 6-ga ja pluss 1,35. no nii, kuhu nüüd? juba on ta palju ilusamal kujul. nojah, kurat, see X ja pluss 6, me ei saa seda murdunuga ära kaotada, sest me ei tea, mis on X-i väärtus. seega siin tuleb sinna edasi X-i paragrahvi või? õige jah, see on X-iga korrutatud. aitäh. jah, et see X on ju korrutatud kogu selle suluga. õige mõte, täpselt nii. jah, aga siin mul ettenägelik silm näeb, et noh, suur missioon on see X siin kuidagi avaldada, et X oleks ühel pool võrdusmärk ja kõik muu oleks teisel pool. aga siin tekib murdvõrrand, sest et me ei saa seda nimetajat nagu ära kaotada, mis tähendab seda, et toome kõik ühele poole võrdusmärki ja paneme kõik ühise murrujoone alla. ehk siis, noh, ma alustan sellest, et toon kõik ühele poole võrdusmärki. nii, nüüd et saada nad kõik ühise murrujoone alla. X pluss 6, laiendan teda selle nimetajaga ja X pluss 6, laiendan teda ka. siis tekib siia 63 X-i pluss mingisugune kole suur number. 63 korda 6, 378 miinus 63 X-i ja miinus 1,35 X-i ruudus ja miinus 1,35 korda 6 on 8,1.
x-i. ja kogu see asi on siis selle ühise nimetaja all. X pluss 6 võrdub 0-ga. Olgu nii. Mida nendega saab teha? Jaa, nad on õnneks vastandväärtusega, need lihtsalt lähevad 0-ks nüüd. See on hästi tore. Ja kuhu nüüd? Murdvõrrand. Kuidas me murdvõrrandit lahendame? Kui meile peaks murdvõrrand ette tekkima. Ehk siis mõelge sellele nii, et meil on siin mingisugune jagamistehe. Meil on siin murrujoon, kus on lugeja ja nimetaja. Ehk siis lugeja on jagatud nimetajaga. Ja kogu see tehe võrdub 0. Kuidas see võimalik on? Mis variandid siin on? Kuidas saab jagamistehe 0-ga võrduda? Kuidas saab jagamistehe 0-ga võrduda? On minu küsimus teile. Olete üritanud jagamistehet 0-ga võrduma panna? Varem? Jah, täpselt nii. Et jagamistehe võrdub 0-ga siis, kui lugeja on 0. Ehk siis näiteks muide 0 jagatud 3-ga võrdub 0. Aga miks nimetaja ei saa 0 olla? Näiteks 3 jagatud 0-ga. Mis siis juhtub? Kalkulaator ütleb, et talle ei meeldi see tehe. see on lihtsalt 3. Ei. Error. See on siuke asi, et see on matemaatikas illegaalne. 0-ga jagada ei saa, sest see ei tähenda nagu mitte midagi. Et me võime tühja koha jagada 3-ks tühjaks kohaks ja vastus on tühi koht. Aga me ei saa 3 jagada tühja kohaga. Nagu mida see tähendab, et jagame tühja kohaga? Mitmeks tükiks ta siis muutub? Piirväärtuse teema ütleb, et lõpmata paljudeks tükkideks. Aga meie kiiruse maailmas ta ei päde. Ehk siis me tahame, et see lugeja oleks 0. see tuleb siis mõra. Jah, 1,35. Ma panen siia lugeja siis nagu ruutvõrrandile normaalsesse järjestusse. Pluss 378 võrdub 0-ga. Ning kui me tahame olla väga korrektsed, siis ütleme, et see nimetaja ei tohi olla 0. Ehk siis see x pluss 6 ei tohi olla 0. Sest et miks ta ei tohi olla 0, Robert? Seda jagada ei saa. Jah, täpselt, sest et me ei saa 0-ga jagada, seega x ei tohi olla hetkel -6. No, see on lihtsalt siuke, et see meile nagu vastust ülesandele ei anna, aga see on lihtsalt siuke formaalsus. Et väidame, et see x ei tohi olla -6, sest et see oleks illegaalne. Aga see ei anna meile vastust. Vastuse annab see ülemine ruutvõrrandi lahendamine. Ning kas seda saab natuke lihtsamaks ka muuta või? Korrutada 1-ga. Miinusega. Ma mõtlen, et äkki me saame jagada -1,35-ga. Kas kõik jagub või? Oh. Jaa, jagub. Ehk siis kogu selle võrrandi ma saan muuta enda jaoks natukene lihtsamaks siis, kui ma jagan -1,35-ga läbi. Ja tekib siis... Sa võib lihtsalt ka -1-ga. Jah, võib. Sa võid kohe ka hakata lahendama selles suhtes. Aga mulle meeldib, kui mul on mugav elu. Ehk siis jätab pluss 6x ja -280 võrdub 0-ga. Ja ta on lihtsalt nagu palju mugavam, et siin on palju väiksem tõenäosus, et ma teen mõne vea. Juba vea oht on siin, et ma jagan üldse teda, aga ma ei tea. Mulle endale tundub, et see on nagu safe. Ja nüüd siis vana hea ruutvõrrand. Ruutvõrrandi lahendamisest me ei väsi. Ma teen selle lühema versiooni, ma seda juurealust asja ei viitsi hakata välja kirjutama, see on maru palju tööd. Juure alla läheb siis 6 ruudus -4 korda 1 korda -280 ja tuleb välja 34. Järelikult x1 on siuke ja x2 tuleb teistsugune. Kui palju on x1?
jah, see on täitsa siuke arv, mis meile nagu sobib. X oli meil kiirus, on ju? Järelikult tema ühik on kilomeeter tunnis, me vist oli kilomeeter tunnis. Ja mis X2 tuleb? 20. Jah, ja mida see tähendab? Miinusega ei saa olla. Jah, täpselt nii, ei sobi. Ei sobi, ma ei tea, noh, sellest piisab, et ei sobi. Kui sa ütled, et ei sobi, siis ei sobi. Kiirus ei saa olla negatiivne meie maailmas. Jah, seega üks vastus on käes, et see, kas X on Oti kiirus, mis on siis Robini kiirus? 20. Jah, Robini kiirus on siis, ma panen näiteks ma ei tea, Robin. Robin on siis 14 pluss 6, sest see pidi olema 6 võrra suurem, võrdub 20 kilomeetrit tunnis. Ja nüüd on siis jäänud see lõplik pidulik osa, kus ma ütlen suulise vastuse, sest tegemist on elulise ülesandega. Ka esimesele punktile ma oleks öelnud mitte suulise, vaid kirjaliku vastuse. Sest et eluline asi. Siis kirjalik vastus kõlab siin selliselt, et Robini keskmine kiirus oli 20 kilomeetrit tunnis ja Oti keskmine kiirus oli 14 kilomeetrit tunnis. See üks vaheküsimus. Jah. Kui me praegu võtsime selle ainult selle lugeja, tegime selle läbi, siis kui me saime need 2 X-i leidsid selle, mis sobib, siis kas me ei pea seda asendama tagasi sinna algsesse? No see on kontrolli. Et kontrollida, sa võiksid, aga ei pea. Võiksid, aga ei pea. Et jaa, väga hea nagu märkus. Et noh, hetkel me tegime siin palju tehteid. Siuke süütu asi nagu ruutvõrrandi lahendamine, mis võib tunduda meile lihtne, aga me võime vabalt teha seal vea. Ning kõige parem oleks seda ülesannet kontrollida üldse nende algandmetega, mis meile antud oli. Et mis meil oli antud? Kas me teame, noh, mis need alguses need asjad olid? Alguses meil oli antud Robini kohta, noh, et tema S on 63. Nüüd me saime teada, et Robini kiirus on 20. Mis on siis tema aeg? Mida me väitsime, et aeg on? Kas aeg oli mingi Y? Või mis ta aeg siin hetkel tuleb? Arvutame ta aja välja. Kontrolliks. Tuleb siis 63 jagatud 20-ga. Noh, tuleb 3,15 tundi. Ja see oli siis, kas see oli nii, et ta oli Y pluss 6 või? Või Y pluss? 1,35 oli Oti. Oti aeg on see pluss 1,20. Aga tema oli Y või? Me vist panime? Jah. Jah, on jah. Ja Ott. Oti see kiirus oli 63. Oti kiirus tuli siis 14. Ja Oti aeg pidi olema Y pluss ehk siis 3,15 pluss 1,35. Mäletan õigesti. Ehk siis see peab tulema siia 3,15 pluss 1,35. 4,5. Peab tulema 4,5. Ja kas ta nüüd tuleb ka või? 63 jagatud 14-ga tuleb 4,5. Ehk see oleks siis nagu kõige parem kontroll. Võtta need algsed andmed ja vaadata, kas klapib. Sest et me juba võib-olla tegime vea siin selles suhtes. Et kui me hakkame vigast võrrandit kontrollima, siis sellest kontrollist on vähe tolku. Et kui me kontrollime neid algseid andmeid, siis see on nagu juba parem kontroll enda jaoks, et nagu ma olen tekstiga nii klappib, et nagu peab olema õige.